Et ma hakkan kohe põrutama, et räägitakse, et lingamassaažiga saab liigutada mägesid, saab teha imesid. Millised need imed on? Kuidas see välja näeb? No tegelikult ma arvan, et lingamassaaž on üks viis väljendada enda armastust enda partneri suhtes. Ja seda saab teha sel juhul suurepäraselt hästi, kui see, kes seda teeb, ise ka seda naudib. Kui tal on aga lihtsalt see tunne, et ma pean seda tegema, näed, et sõbranna rääks, et jube äge on ju, siis see ei toimi. See toimib kahe inimese vahel, kellel on hingedevaheline armastus, kes on siiralt üksteise jaoks olemas. No räägitakse, et sööda mehe kõht täis, siis on ka armastus, kuid äkki vastupidi, et äkki on tühja kõhuga palju parem seksida? No mina ei söö kõhtu kunagi täis. Mul on alati kõht pooltühi, sest täis kõhuga pole seks nauditav. Paljudel on tänapäeval selline kaugsuhe ja eks ikka tekib paari nädala jooksul kihk seksida. Siis mida me üksi olles teha saan? Issand, üksi olles. No loomulikult, kui mees on komandeeringus, sa oled ise üksinda kodus, paned ise küünlad, võtad ise kookosõlipurgi, silitad, paitad ja rahuldad ennast ise. Iseenese rahuldamisest. Ma arvan, et see on see osa, millest võib olla väga julgete rääkida, aga hea seks saab alguse sellest, et naine tunneb oma keha. Miks sa siia juurde oled toonud just kookosõli? Sellepärast, et libestid nii paljud, kui mina neid olen proovinud ja katsetanud, siis ei ole olemas mitte ühtegi nii head siidiselt kaua libedat, kui on seda Mare Luna kookosõli. Ja see ei tekita allergiat ja me oleme näinud, et viimase 2 aasta jooksul on märkimisväärselt teadlike inimeste osakaal kasvanud, et igapäevaselt netipoest ostetakse kookosõlisid, nii et see on super toode. Need, kes enda magamistuppa on võtnud meie kookosõli, seda on Eestis üks ainult meil selline spetsiifiliselt ja nad enam sellest ei loobu. No vanasti oli ka tabuteema üldse rääkida seksist. No tänapäeval juba räägitakse enese rahuldamisest. On see tabuteema? Ja, see on kindlasti. Pead sa seletama lahti alati või? Ja, pean seletama lahti sellepärast, et üks on muidugi mehi, kes rahuldavad ennast regulaarselt, aga võib-olla teevad seda pornofilmide saatel. Ja kui ta läheb nüüd päriselt magamistuppa koos oma naisega, siis see naine ei pruugi teda sellisesse tasemesse viia, et ta vajab kogu aeg seda dopamini kogusta järjest rohkem ja järjest võib-olla nagu võimsemaid ja veel rohkem mingid erguteid juurde. Et see, mida mina õpetan oma koolitustel või see, millest mina räägin, on pigem just see sama osa, et mees peab julgema öelda oma naisele, mis talle sobib, mis talle meeldib ja naine peab julgema seda samamoodi vastu öelda. Aga kui me pole ise ennast puudutanud, kuidas ma saan öelda oma partnerile, mis mulle meeldib? Ja sealt tegelikult need hädad alguse saavadki. Me ei julge rääkidagi igapäevaseid asju, ei naised ega mehed. Ma tean, ma olen lugenud alles hiljuti ühte kokkuvõtlikud raamatut, mis oli välja antud Rein Veeberi poolt ja Veeberi poolt Õnne Valem, kus ta ütles, et 90% paaridest elavad füüsilisel tasandil. Nad naudivad üksteise kehasid, aga kui see keha enam teda ei kõneta, võetakse uus järgmine partner. 9% partnerite suhetest on sellised, kus juba räägitakse, aga ainult 1% paaridest pidi olema need, kes jagavad üksteisega 100% oma salalaekast. Mis sind ennast erutab? Mind erutab kindlasti tark mees. Mind erutab mees, kes on enesekindel. Tark mees, kellel on tark mees taskus? Ei, tark mees, kes oskab oma väge kasutada. Et ta on kindlasti enesekindlus. No ma ei saa üle enesekindlast mehest. Selles suhtes, et kui mees on ikka enesekindel, see võtab põlvist nõrgaks ja tark mees. No kõik, kes mul täna siin stuudios käivad, saavad ühe ülesande ja siin on 10 aasta tagune kroonika, kus siis soovahetusoperatsiooni läbinud Angela Aak väidab, et tal on orgasmiga kõik korras, et see on ju ulme. Angela Aak on väga äge naine. Et miks ta saab orgasme? Loomulikult me teame, et ta on ümber lõigatud, eks ju, aga mina isiklikult, siin ma ei tea, siin on täpsustatud, eks äkki ta harrastab anaalseksi. Sellepärast, et kus asub mehe G-punkt? Mehe G-punkt asub aanuses. Kõige võimsamaid naudinguid, visceraalne orgasm ehk 50 ejakulatsiooni korraga kõhus. Ja kui ta harrastab seda oma partneriga, kas anaalselt, siis ma kaldun arvama, et sealt need kõige võimsamad naudingud pärit ongi. Ja orgasmi ju, issand jumal, seda võib saada igal poolt.
põlveõndlas on meie suguelundite projektsioon. Me võime saada kõrvadest orgasmi ja orgasmi ja ejakulatsioon on 2 täiesti erinevat maailma. Püha issand, sa tahad väita, ma lähen täna koju ja ma võin saada kuskilt kõrvade kaudu. Aga seda peab oskama puudutada nii hellalt, sensuaalselt, õige tugevusega. See on ülierutav siit juuste piirist. Ka mehed saavad rindadest orgasme, nii nagu seda naised saavad. Kui paljud mehed on... Su läheb praegu igiseks. Et kui paljud naised on saanud sellist pikka rinnamassaaži, kus pole eesmärk see, et kiiresti kähku ja nüüd tegudele, vaid see, et mees võtab, ta silitab ja paitab pool tundi, tund aega ja nibud on viimased. See on lihtsalt ülivõrdes see 4 sõrme nibu tehnika, mida tehakse kas sõrmepadjandiga või keelega. Vau, kas ma praegu punastan ka või? Ei, see on väga normaalne. Seksist rääkides ma usun, et see on selline teema, kui kõik inimesed räägiksid seksist väga vabalt ja avameelselt. See ei ole häbi. Seksuaalsust, hingamist ja seedimist me ei saa välja lülitada. Kui meil on seksuaalsus alla surutud, siis tegelikult tekib meie sisse tohutu suur viha, tohutu suur raev, kättemaks ja kõik see, et kui meie armastuse energia, seksuaalenergia vabas liikumises, siis inimesed õitsevad ja säravad, sest need naised ja mehed, kes on rahuldatud, nad on nagu päike. Eile tekkis seoses sinuga ja sinu siia stuudiosse tulemisega mul meeskolleegidega diskussioon. Ma ütlesin, et tegelikult ma väga olen huvitatud sinu koolitustele tulemisest. Ja üks meeskolleeg ütles, et kas sa oled peas põrunud või? Kas need meeskolleegid teavad, mis minu koolitusel toimub, et nad niimoodi ütlevad? Ma räägin 2 tundi teooriast, ma räägin 2 tundi praktika ja kõik positsioonid ma teen läbi. Puudutan naiste käsi, sest iga õrnus ja iga hellus, kehal on mälu ja väga lihtne on koju minna. Ma ei usu, et nende meeste naised on neile teinud kodus pikkade jalgade kämblikud, vikerkad, kliitori mudimist, imelisi asju, mida saab naine teha lihtsalt oma kätega. Kui naine ütleb, mul täna seksiisu pole, aga tal on käed terved, ta aitab oma mehe ülimatesse naudingutesse lihtsalt läbi puudutuste, aga puudutama seda peab oskama teha, sest puudutada võib nii, et me ei taha kunagi teist korda seda puudutust enam kogeda. Vau, oli alles teema. Ma väga tänan, et sa said mahti tulla minu viimasesse suvestuudiosse. Ma arvan, et ma olen nõksu parem nüüd voodis. Aitäh sulle. Aitäh teile.